Nii, aga nüüd on mul teile hea uudis, et saatesarjaga soovib liituda üllatuskülaline. Tanaka. See saag vedeles mul riiulis. Ta päris korras ei olnud. Tal on kolb liiga kulunud. Ja kulunud on ka veotähik. Just selle nurga alt vaadates on ta selline madal. Ta on kerge saag. Jätab siit nagu mingisuguse poolmilitaardisaini mulje. Täiesti mõttetu masin. Võiks öelda, et ei ole tal mingit õiget tegu, aga nägu natukene on. Garaaži riiuli kaunistus. Boksermootor. Ta on siukene nunnu väike ja tal on kõik kleebised on säilinud. Ja siin ees on tal isegi alumiiniumist nimesilt. Alumiiniumsilt on kõige ebaõnnestunuma koha peal. Mootori võimsust tal praktiliselt ei ole. Bensiinisegu läheb siia ette ja õli läheb taha. Vastupidiselt sellele, millega inimene harjunud on. Disain on tal huvitav ja originaalne. Odavama klassi mootorsaag. Kui palju väiksem on see Tanaka näiteks stiilist. Ma panen Retro Eco tööle, et siis võrrelda kahte Jaapani retrosaagi. See Eco on Tanakast klassi võrra parem saag. Seega, kui keegi inimene, kes mootorsaagidest teab vähe, ostab järelturult sellise väiksema vanema sae, mis võib ka olla pealt näha heas seisukorras, võib kõvasti pettuda.
saatesari ei oleks korda läinud, kui siin puuduks üks korralik võistlus. Ma panin siia raami külge kinni sellise 20 sentimeetrise kuivanud männi. Seda männipalki ma hakkan nüüd kasutama, et lõigata aja peale läbi seda tüve. Silmaga seda ei näe, aga mõõtmine näitas, et ümbermõõt läheb siit siia pisut väiksemaks. Seda tüve tuleb nüüd natukene korrigeerida. Kõigepealt tankimine ja siis teritusvoor, sest kettide teravus peab olema enam-vähem võrdne. Sellise poollahtise koore alla koguneb paratamatult liiva, mis nüristab ketti kiiresti. Seda teist otsa ma kasutan enne läbilõike aegade mõõtmist saagide soojendamiseks. Keti teritamisel peab ka viil terav olema. Kui viil ise on juba kulunud, siis võtab see teritamine 2-3 korda kauem aega. Viie keti teritamisele käsitsi viilidega läks 45 minutit ehk siis 9 minutit keti kohta. Lühikestel lattidel on lühikesed ketid, lühikestel kettidel on suhteliselt vähe hambaid, mida teritada, mistõttu sellistel väikestel saagidel kettide teritamine läheb suhteliselt kiiresti.
saatesarja möödunud osas ma rääkisin pikalt ja laialt sellest graafikust ja kui ma nüüd Makitaga hakkan katseid tegema, siis ma proovin hoida lõikamise käigus pöördeid siin selles optimaalses pöörete vahemikus, kus see mootori võimsus on kõige suurem.
järgmisena ma panin saed paremuse järgi ritta heitgaaside puhtuse järgi. Stihl on 2-miks mootoritehnoloogiaga ja see 2-miks mootoritehnoloogia peaks andma siis suurusjärgus 30–40% puhtamad heitgaasid võrreldes klassikalise kahetaktilise mootoriga, nagu nendel kahel sael on. Ka Makita mootor on klassikaline kahetaktiline, aga sellele mootorile on siia summuti sisse pandud katalüsaator. Stihlil muidugi katalüsaatorit ei ole, ma nüüd täiesti kindel ei ole, aga ma oletan, et vaatamata sellele, et Makital on klassikaline kahetaktiline mootor, annab katalüsaator ikkagi nii suure efekti, et Makita heitgaasid on puhtamad kui Stihlil. Tolmari mootor on klassikaline kahetaktiline ja forsseeritud ja forsseerimine reeglina heitgaasi puhtusele kasuks ei tule. Retro Eco heitgaasid, need tulevad muuseas siit külje pealt välja ja summuti on siit alt näha. Selle Retro Eco heitgaaside lõhn on teistsugune ja ma arvan, et ta on teistsugune seetõttu, et see on vähe forsseeritud mootor. Põlemine toimub madalamal temperatuuril võrreldes teiste saagidega ja see madalam põlemistemperatuur annab ka siis kahjulikumad heitgaasid, mistõttu Eco on siis nagu heitgaasi arvestuses mul pandud viimaseks. Ma isegi ütleksin, et heitgaasid on omadusena vast isegi kõige tähtsam mootorsaagide juures. Kuna palk siin juba raami peal kinni on, siis võiks ära teha selle mitteametliku keskmise pöörete võimsuse testi, mis eelmises 4. osas tegemata jäi. Testi käigus ma siis panen gaasi põhja ja ma surun siit ülevalt käepidame pealt nii palju peale, et ma viin peale vajutamisega need saekõrged pöörded alla sellisesse keskmiste pöörete piirkonda. Ja vaatame, missugused tulevad läbilõikeajad. On veel üks omadus ja see omadus on väline disain. Ma ütleks, et Makital on see kõige ilusam. Muidugi minu enda subjektiivse arvamuse põhjal. Siin võiks eraldi vaadata näiteks seda käepidet, ketikaant
starteri kaant. Võrdleme näiteks Makita starteri kaant selle Tolmari starteri kaanega. Üks näeb välja minu arvates lihtsalt öeldes ilus, teine on lihtsalt kole. Makita käepide on kahevärviline ja minu meelest väga kena kujuga. Stiili tagumine käepide on Makita kõrval selline inetu säästutoode. Võrdleme ketikaant Makita ja Stiili vahel. Ma ütleks, et kui kuskil ülikoolis näiteks mingi tööstusdisaini üliõpilane teeb eksamitööna valmis sellise ketikaane, siis on hea, kui ta selle eksami eest 3 saab. Nii, Tolmari ketikaan näeb välja selline nurgeline, mitte midagi ütlev tükike. Ja Retro Eco ketikaan, kuigi see mudel on väga vana, 83. aastast, ma ütleks, et brändi imidžile häbi ei tee. Sellel sael midagi erilist või markantset võib-olla peale selle äratuntava Delta siin ei ole, aga Makita jätab igati kvaliteetse mulje ja vaatamata sellele, et see on hinna poolest küllaltki soodne mudel. Nii, vaatame veel korra üle need saed nüüd siit külgvaates paremalt. Ja külgvaates vasakult. Ma ütleks, et saagi vasakult poolt vaadates see stiil nii kole ei olegi. Nii, ja nüüd see vaade, kuidas saemees teda näeb tööd tehes. Kokkuvõtvalt ma ütleks, et need 2 mudelit, Makita ja Eco, on ilusad saed. See stiil on selline pigem kesine ja Tolmar 410 on siin inetu pardipoeg. Ja saatesarja kokkuvõtteks lühidalt igast saest eraldi. Objektiivsete omaduste summas kõige parem saag on Stiil MS 181. Nõrkasid kohtasid sael praktiliselt ei olegi.
mis selle sae veel paremaks võiks teha, oleks ehk 2 kinnituspolti lati jaoks. Saag võiks olla ka pisut kergem ja väljanägemine võiks olla parem. Siit vasakult poolt vaadates on saag isegi kena, aga teiselt poolt jätab sellise odava mulje. Makita on küll tehniliste andmete poolest stiilile väga sarnane, aga kui saagi niimoodi võrrelda, nagu ma siin saatesarjas olen teinud, siis ma annaksin Makitale hinde hea, samal ajal kui stiil on väga hea. Hea Makita puhul on eelkõige ilus selline kallis välimus, kindlasti katalüsaator ja kõige parem omadus on eriti kerge käivitus. Alla keskmise on võimsus madalatel ja keskmistel pööretel, aga ma ütleks, et selle saab ka andeks anda, arvestades, et töömahtu on ainult 32 kuupsentimeetrit. Eriline on Makita puhul kindlasti katalüsaator. Katalüsaator on suureks plussiks, kuna annab puhtad heitgaasid, aga samas ka katalüsaator võtab maha mootori võimsust ja ilmselt on ka mootori heli katalüsaatori tõttu mitte nii meeldiv, nagu näiteks stiilil. Makita ma paneks stiili järel teisele kohale. 3. kohale selle forsseeritud tolmari. Sellel tolmaril on palju tugevusi ja ka palju selgeid nõrkusi või puudusi. Saag on kõige kergem ja kõige võimsam. Aga puudused on nii olulised, et Makita ja stiil on minu arvates paremad saed. Ja need olulised puudused on välimine sidur, raske käivitamine, palju vibratsiooni, suhteliselt mürgised heitgaasid ja palju müra. Aga omaduste poolest kindlasti kõige erilisem saag siin nende saagide hulgas. Ja võib öelda, et pakub nendest saagidest kõige rohkem sõidurõõmu. See Eco on generatsiooni võrra vanem saag tolmarist ja 2 generatsiooni võrra vanem saag Makitast ja stiilist. Seda Ecot nagu tänapäeva standardite järgi hinnata ei olegi õige. Aga kui seda ikkagi teha, siis võib öelda, et saag on väikeste saagide hulgas oma 4,6 kiloga suhteliselt raske. Kõige suurem puudus on muidugi üsna mürgised heitgaasid. Mootori võimsust võib öelda on krooniliselt puudu. Plusspoole peal on 2 polti lati kinnitamiseks. Kindlasti selline sümpaatne disain. Ja mootori müra poolest on ta kõikidest saagidest kõige vaiksem. Kui mitte liiga mürgised heitgaasid, siis selle saega saaks isegi igapäevast kergemat tööd teha. Nii, ja seda Tanakat ma siin hindama ei hakkagi, sellepärast et ta pole täielikult korras ja ta siin ei ole ka kogu seda saatesarja kaasa teinud. Ja sellega võiks siis kogu saatesarjale joone alla tõmmata. Tore oli ja kohtume!